kõikidele, kes olid sellest üritusest nii huvitatud, et tulid ka kohale. Aitäh, Kristin, sulle, et tulid kohale ja oled olemas ja oled nõus jagama enda teekonda, enda lugu. Mitte igaüks ei vestle maailmameistriga ja veel kahekordse maailmameistriga, ja mitte ainult sellest tiitlist, et sa oled kahekordne maailmameister, Euroopa meister. Kas see on mitmekordne? See on ühekordne. Et sa oled ka äärmiselt soe inimene ja ilus inimene. Et sellist kombinatsiooni mina ei olegi kunagi kohanud. Nagu maailmameistri ja soe inimene. Aga ma ei suhtle ka väga palju maailmameistritega üleüldiselt. Aitäh! Et südamest suur tänu, et sa tulid, et sa oled ja et sa jagad nende lugud. Aitäh kutsumast. Aga siis meie sotsiaalmeedia jagamise peale me tegime küsimused. Küsimusi ei tulnud palju, mis ei ole ka üllatav, sellepärast et ma saan aru, et discgolf ongi Eestis alles tõusuteel. Et lugesin ajakirjast jooksja, et koroona ajal sai see nagu rohkem hoogu sisse, et kellele oli nagu koroona pigem takistus ja kellele oli tegelikult see nagu taganttuul tiibadesse, et sinu jaoks oli see ilmselt taganttuul tiibadesse, et kõik teised kohad olid kinni, aga õues discgolfi sai mängida, kas üksi või väiksemas seltskonnas on ju? Jaa, et selles suhtes koroona jah oli discgolfile pigem selline positiivne mõju. Et elu ongi paradoksaalne, et ei ole nagu halba ilma rääkida. Ja tõesti ta avas selle ukse, et inimesed liitsid tee discgolfini, et kas siis pereringkondades hakata käima väljas mängimas, et natuke ennast nii-öelda tuulutada sellisel raskel perioodil, nagu see COVID aeg oli. Ja tegelikult nagu selles mõttes see efekt oli mitte ainult Eestis, vaid ka selline globaalne. Et peale COVIDit siis, kui tagasi Ameerikasse sai tuuritama mindud, et siis kohe see konkurents oli tegelikult märgatavalt tihedam, et sealt kuidagi selle koroonaga ka oli nagu välja võrsunud mingisuguseid selliseid huvitavaid sportlaseid, kes võib-olla olid ala vahetanud või kes kuidas on sinna jõudnud. Ja lisaks sellele tulid ka tegelikult sponsorid taha nii-öelda suuremalt ja uhkemalt, et praeguseks see Pro Tour on ikkagi võtnud hoopis teistsugused mõõtmed, kui ta oli siis ütleme enne COVIDit. Et jaa, praegu see kindlasti on tõusuteel ja siin Eestis nüüd on ka mitte ainult ütleme tugevaid sportlasi, aga just sellise korraldusliku poole pealt on siis EM saigi nüüd läbi viidud siis lauluväljakul. Ja jah, et siis need organisaatorid on ka ennast näidanud väga selliselt tugevalt ja asjalikult, et me oleme nagu igal rindel kuidagi ennast sinna pildile viinud. Ja kas ma siit ajakirjast jooksin lugesin õigesti, et järgmine 2024 suvi tulebki nüüd üks maailmameistri sarja etapp seal lauluväljakul? See on siis selline Pro Tour ja see ütleme maailmameistrivõistlused on eraldi selline üritus, et ta on lihtsalt osa sellisest kõige kõrgema kategooria sellisest discgolfi tuurist, et tõepoolest üks etapp siis minu meelest 5 tükki nüüd kokku Euroopas on üldse, et üks siis korraldusõigus omistati Eestile, et see on päris selline suur au. Ja see on tegelikult sinu teene selles mõttes Eestile, et tuua see sari siia, et läbi sinu tegevuse on see saanud nii suurt kaja ja ka Eesti selles osas ju nagu ka siit lugesin, et USAs on nagu, sa oled ilmselt USAs Eesti kõige tuntum sportlane. Jah, ma ausalt, et ega ma ei tea neid asju, või ma isegi nagu ei mõtle neid asjade peale, et ja ma kuidagi ei taha nagu kogu seda au võtta endale, et mina olen selle kõik nagu toonud siia Eestisse, aga eks ikka mul on... Kes siis on? Oma nagu mingi selline roll on, aga see on täpselt selline asi, üle ma ise nagu ei juurida, et ajan nagu oma rida ja ma olen kogu aeg nagu seda
kuidagi ajanudki täpselt samamoodi, et vahet ei ole, kas see oli nüüd 6 aastat tagasi, kui keegi näiteks ei rääkinudki discgolfist või minust või minu tegemistest. Et ma tunnen, et minu nagu see trajektoor on kogu aeg olnud ühesugune, sellepärast ma tunnen, et minu sees pole nagu justkui midagi muutunud. Tegelikult kindlasti on ju, aga jah, et need välised asjad on kuidagi lihtsalt tulnud sinna juurde, et ju ma siis kuidagi neid olen enda ligi tõmmanud. Aga jah, nagu ma ütlesin, et eks see panus ole ikkagi, tuleb nagu mitme külje pealt. Aga muidugi, kui on inimene võib-olla, kellele kaasa elada, nii-öelda kõrgel tasemel ja kes on kuskil kõrges mängus sees, see on ikka lahe, et ma olen ise ka suur nagu spordifänn ja elan igasugustele erinevatele aladele kaasa, et siis on ikka kuidagi see pöidla hoidmine on nagu intensiivsem. Kes on täna sinu suuremad pöidlahoidjad? Minu pöidlahoid või kellel mina hoian pöidlaid? Sinu, just nagu sinu tegemistele. Ma loodan, et perekond ikka. Et hoiavad mulle pöidlaid. Aga jah, mul on ikka selline oma võib-olla väga lähedaste sõprade ringkond, kes kogu aeg, kellega võib-olla vahetame sõnumeid ja kes saadavad selliseid toetavaid ja julgustavaid sõnumeid ja kes tõesti on näha, et kuidagi hingest elavad kaasa, aga nüüd ma olen aru saanud, et tegelikult see jälgijaskond on ikkagi üpris lai, et kes hoiavad tegemistel silma peal, et nüüd on nagu see kajastus on ka niivõrd palju suurem, et kas või eile olin postkontoris ja siis üks vanem naisterahvas, et oi, et vist ma nii elan sinna kaasa ja tõesti nagu nii-öelda random moment oli, et peale vaadates tundus pensionär, et mina ei taha jagada, aga hästi rõõmsameelne ja selline ja siis kasvõi kui ma käisin talisuuplemas, et tuli ka üks härra tuli juurde ja täiesti pealt näha suvalised inimesed, kes on, ma ei tea, mis elualadel nad on, et ma ei usu, et kõik isegi discgolfi mängivad. Aga ju siis kuidagi on nagu minu tegemised ikkagi nendeni ka jõudnud, et üha rohkem saan aru, et kui paljusid see tegelikult võib-olla puudutanud on, et ega kui ma enda nii-öelda toimetustes sees olen, siis ma ei saagi sellest võib-olla ise aru. Nii armas lugu, postkontori lugu. Ja kõik, mis sa rääkisid, siia tahaks kohe küsida, et kuidas see sind tundma pani, et kui lihtsalt üks armas vanamemmeka postkontoris tuleb sinu juurde ja ütleb, et oi, ma elan su tegemistele kaasa? See oli väga selles mõttes armas, et me hakkasime lihtsalt nagu kuidagi rääkima, vist isegi ma ei mäleta ilmast võib-olla. Ja siis ta küsis vist, et kuidas siis Eesti talv mulle meeldib või midagi sellist. Ma ütlesin, mulle väga meeldib, et mulle meeldib kõik aastaajad ja talv on siuke nagu tohutult tore aeg, et kus on nagu võimalik ise ka sellisesse kergesse võib-olla talveunne minna ja endasse vaadata natuke ja aeg maha võtta, et talv minu jaoks ongi see aeg, kus ma olen Eestis, et ülejäänud ma kuidagi reisin. Ja siis tema ütles, et talle ka väga meeldib, et mis need inimesed ikka virisevad ja kuidagi nagu hästi selline, kuidagi laheda jutuga olid ja ei olnud üldse nagu kuidagi kibestunud, kuidagi ka see on üks siuke stereotüüp, aga hästi tore ja siis kuidagi läks jutt sinna, et jah, meil on ikka nii sulle kaasa ja siis muidugi on südant soojendav selline tore ja üllatav mõnes mõttes, et see kuidagi jah, mingi sellise energialoengu ikka annab, aga jällegi ma nagu ei paneks hullult rõhku sinna, et ma tean, et ma ajaks neid asju ka siis, kui keegi elaks mulle kaasa. Et see lihtsalt on kuidagi minu selline kutsumus ja võib-olla kui inimesed nagu näevadki, et ma teengi enda südame järgi ja ma ei tee seda mingisuguse, ma ei tea, tagamõttega, et siis see tõmbabki ligi ka teisi ja et nii on, ma arvan. Sa oled lihtsalt nii ilus. Tõesti ole. Kuna ilmselt paljud ikkagi huvituvad discgolfist, siis ma tahaks küsida, et kuidas sa tundsid ennast esimest korda, kui sa said maailmameistriks? Kas sa suudad sõnadega kirjeldada seda tunnet või emotsiooni või mis, ma kujutki ette üldse, mida see nagu tunne on? Et proovi seda anda edasi nagu sellel hetkel. Kuidas see välja nägi?
see oli kuidagi, tegelikult ma arvan, et see teekond, sinna tiitlini selgelt hakkas muidugi palju varem, onju, aga kuidagi selline kavatsus või selline eesmärgi loomine, et vot nüüd ma teen selle ära. See tuli ikkagi kuidagi, ma arvan, et hooaja alguses oli selline off-season, nagu mul praegu on. See oli siis 2022 aasta lõpp. Ma ei teagi. Ei, 2021 pidi olema. 2022 ma sain esimese liikli. Jah, aeg. Ja siis ma kuidagi saatsin jah, sellise nagu kavatsuse justkui välja. Jah, endast välja kuidagi niimoodi, et muidu kuidagi väga võib-olla üldiselt mõtlesin mingisuguseid mõtteid, et tahaks hästi mängida ja häid saavutusi. Aga see oli siis esimene kord, kui ma nagu mõtlesin, et okei, et nüüd ma nagu teen kõik selleks, et ikkagi tulla maailmameistriks, et see on nagu the ultimate goal nagu. Ja siis ma mäletan, kui ma läksin kogu aeg treenil, läksin selle mõttega, et ma võidan MM-i, kirjutasin endale randme peale, et maailmameister 2022 ja kogu aeg nagu oli niimoodi, nagu hobusel on need silmaklapid ja tegin oma asju. Ja nii tegelikult... Kirjutasid randme peale, kas tätoveeringut sul seal ei ole? Ei ole, jah. Ma kirjutasin markeriga endale, kirjutasin seda sinna randme peale ja siis ma ei tea, võib-olla lõpuks jäingi nii uskuma seda kõike, et niimoodi lähebki. Aga muidugi mul teele tuli nii palju kuidagi takistusi, mul oli piiksunud närv küünarnukis ja siis ma pidin vahepeal nagu hooaja keskel ühe pausi sisse tegema, mida varem kunagi olnud juhtunud. Eks nagu neid tagasilööke tuli, aga lõpuks ma ikkagi sain arstidega niimoodi räägitud, et midagi hullemaks ei lähe, et võib minna MM-ile. Ja siis ma küll mõtlesin, et ma olen tohutult pingutanud kogu aeg nagu selle nimel nagu tööd teinud ja et nüüd on nagu selline opsakas, ma ei tea, mis saab ja tegelikult ma olin suhteliselt ebakindel, et hooaja alguses ma olin kuidagi paremini võib-olla meelestatud. Aga siis ma kuidagi rahustasingi ennast sellega maha, et ma teen kõik, mis on minu võimuses vastavalt oma olukorrale. Ma pidin natuke teistmoodi võib-olla viskama kui ilma vigastuseta Aga ma kuidagi lihtsalt aktsepteerisin seda. Et ma mõtlesin, et see on see olukord, et ma niikuinii ei saa seda muuta, et siin ma olen, on ju. Ja MM on siis 5 ringi. Ja mul oli seal ikka suhteliselt, ma mängisin nagu ülihästi seal kõik ringid vist praktiliselt, et ma olingi nii fookuses ikkagi vaatamata siis nendele igasugustele tagasilöökidele ja lõpuks tõesti, ma seda mäletan küll hästi, et kui seal lõpuks nagu see viimasel ajal see vise tehtud, esimene vise, et siis see oli vist esimene kord, kui ma nagu uhkasin niimoodi kergendatult, et ma ei lubanud endale nagu kuskil mõtteid lendu minna. Ja kui lõpuks sai see ketas sinna korvi tõstetud, et see on nüüd läbi, et siis ma olin küll, et kuidagi selline tohutu nagu uhkustunne iseendale, et ma saingi hakkama, et see mingis mõttes tundus nagu nii uskumatu, aga teisalt ma nagu mõtlesin, et aga see oligi nagu kavas ju, et nagu nii-öelda nagu ma kuidagi nagu enda peas juba visualiseerisin ja mängisin seda juba, ma olin nagu neid radu juba 1000 korda läbi mänginud, et see justkui nagu see justkui nagu pidi niimoodi minema, et ma ei oska isegi seletada. Et teistmoodi polnudki võimalik enam. Justkui jah, et see oli nagu nii selline sürreaalne tunne, et aga jah, kui oma peas nagu ketrad ja mängid nagu läbi seda, et siis see tundub mõnes mõttes nii tuttavalik, aga teisalt, et see nagu nii-öelda reaalsuses juhtus, et see oli ikkagi, see oli päris selline raputav jah, et see ikkagi tundsin, et nüüd on midagi tõesti nagu mingi nii suur jälg maha jäetud, et see kuidagi, see oli ikka tohutult õnnelikuks. Ja siiamaani teeb midagi. Kas sa kuidagi tähistasid seda ka või kuidas see nagu, mis edasi sai, kui võistlusväljakult nüüd on nagu, ütleme, kas sa olid autos või lennukis või kus iganes sa olid, et mis edasi sai nagu? Et kuidas tähistasid või kas hakkas tohutult kõnesid, sõnumeid või nagu mis see vaidlud siis valla nii-öelda tuli?
See oli tohutult, oligi igasugu intervjuust vaja anda ja noh, nagu kuidagi see virvarr nagu läks edasi, et ma ei osanud seda justkui nagu seedidagi enda jaoks või läbi protsessida. Ja siis ma olingi selles nagu keerises lihtsalt sees. Et ega see mingit tähistamist ei toimunudki, et see on väga iga vastus, aga selles mõttes Issand, susa šampanja! Teeme selle tähistamist! ei toimunud jah, et selles mõttes ma ei ole kunagi suur tähistaja olnud, et mul on kuidagi niimoodi, et üks asi sai nagu tehtud, siis ma juba vaatan järgmist asja. Et ma nagu kuidagi, ma isegi ei mõelnud, et võiks nüüd tähistama hakata väga. Et see kuidagi oli lihtsalt see tunne, see tunne oli juba nii hea, et sellest kuidagi vist piisas sellel momendil. Kuigi ma vahepeal mõtlen küll, et võiks endale nagu rohkem sükest nagu creditit anda, et ma saingi hakkama või et mis kõik tehtud on, et see on nagu kogu aeg oled ikkagi mingisuguses tegemises, et vaatad jälle edasi, et mida järgmiseks ja mida nüüd. Aga ma natuke olen nagu hakanud ikkagi maha rahunema, et üritan nagu mingisuguseid võib-olla kokkuvõtteid teha, et endal ka oleks mingi ülevaade, et käesolev hooaeg oli ka täiesti nagu imeline, et üldse vaadata sellelegi tagasi, et mis toimunud on, et võib-olla siis võib mingi peo teha küll, jah. Väga vaja mõtle. Jah. See on nii äge. Kas vahepeal on kellelgi tekkinud veel küsimusi? Ja on äge, siis seda me alguses kokku ei leppinud, aga on okei, või ka nii-öelda publiku seast võib küsida, on. Hästi, aga palun, kes noogutas, võib küsida? Mina tahaks teada, et milline sinu selline treeningpäev välja näeb? No siin ütleme, et praegusel perioodil ma teen praktiliselt kõike muud peale diskgolfi. Et selline erialase nagu treeningu osakaal on pigem väiksem. Ta ei ole päris nullis, aga ma siin käin tennist mängimas, rannatennist, suusatamas, jooksmas, jõusaalis, et nagu sellist nii-öelda baastreeningut ja siis muidugi mingisugused viskamised ja sellised asjad ka juurde. Aga mida nagu lähemale siis tuleb hooaeg, et seda suuremaks läheb siis ütleme see erialase treeningu osakaal ja võib-olla siis muid asju nagu tõmban veits tagasi. Aga nüüd kui hooaeg käib, siis on praktiliselt kõik keerleb nagu ümber diskgolfi, et siis ütleme, et muidu ma tegin siin 2 treenipäevas, et hommikul mängimas, õhtul mängimas, aga peale seda, kui mul see käsi nagu järgi andis, et siis ma kuidagi tunnetan rohkem, et kas mul on üldse vaja teha 2 nagu sellist treeningut, et tegelikult piisab 1 ja olla ise nagu värskem, et need visked nagu justkui ära ei kaob enam. Et see tunnetus võib-olla teinekord ongi parem, kui oled natuke vähem teinud versus see, et oled täiesti nagu ribadeks ennast visanud. Ja ütleme hooaja jooksul siuke kerge mingi jõutreening sinna juurde, aga pigem nagu väldin selliseid ma ei tea, mingi kontaktspordialasid ja värki, et neid saab nagu ütleme hooaja välisel ajal veidi nagu teha. Ja mis sa arvad, millega sa tegeleks, kui sa ei mängiks diskgolfi? Millega ma tegeleks, kui diskgolfi mängiks? See on nii raske ette kujutada. Et kunagi ma arvasin küll väga täpselt, et esiteks ma arvasin, et minust saab ikka kindlasti suusataja ja olümpiasportlane ja et seal olnudki nagu muud varianti justkui. Ja siis tuli aktsepteerida, et okei, minust ei saa ikkagi sportlast. Ja siis ma arvasin, et minust saab kõva jurist või mingi prokurör või midagi sellist. Siis ma nagu jälle vaatasin, et ei see ka nagu liiga kuiv ja see ei ole minu jaoks, et on inimesi, kelle jaoks on väga nagu põnev. Aga mina sain aru, et see minu jaoks ei ole. Ja siis kuidagi tuligi elu tõi lihtsalt diskgolfi mulle. Ja see oli täiesti perspektiivitu ala, aga see nii südamelähedane ja miski nagu ütles, et see on täpselt see, mida sa pead tegema. Ja lõpuks kõik rulluski niimoodi lahti, et see ongi nagu täpselt minu jaoks kuidagi. Või selle läbi diskgolfi ma tunnen, et see on andnud nagu muudesse eluvaldkondadesse ka mulle nii palju juurde, et õpetanudki mind võib-olla kannatlikumaks ja selliseks rahulikumaks ja muidu ma ikka hästi kärsitud ja niisugune, ma ei tea, täitsa teistmoodi.
aga discgolfis ei saa seda, sa pead olema selline aktsepteerivam, ütleme. Ja seda nagu üle kanda muudesse eluosadesse on olnud ka päris põnev ja väga palju on õpetanud just nagu iseendaga, enda sisemaailmaga tegelema, sest et see mäng on niivõrd pikk, et kui sul oledki, ma ei tea, mitmeid tunde rajal, et sul on nii palju aega seal iseenda peas, ma ei tea, mida genereerida. Et kuidas siis jääda ikkagi enda keskmesse ja usaldada ennast ja et jah, ma ei kujutaks ette elu ilma discgolfita, aga kui elu toob mingisugune midagi muud mulle, siis ma ilmselt oskan selle ka ära näha juba ja usaldada seda, et see on ka päris põnev. Mina tahaks teada, kui noored ja kuidas sa üldse avastasid discgolfi enda jaoks? No ma olin tegelikult 21, kui ma hakkasin discgolfi mängima. Nii, et kunagi ei ole liiga hilja. Maini palun vahepeal, kui mis aastane sa täna oled? Täna ma olen 31. 10 aastat. Jah. Aga põhimõtteliselt jah, ma siis tütre sünniga, et hakkasin mängima. Ta oli täiesti nagu ka näiliselt juhuslikult sattusin, et see toona ma elasin Ida-Virumaal ja seal on selline vahva spordikeskus nagu Alutaguse spordikeskus. Ja seal saab siis ongi suusatada ja rattaga sõita, sellised jooksurajad ja siis sinna oli pandud üles ka 9 korvi. Need olid hästi sellised algelised ja keegi väga ei teadnud, mis nendega täpsemalt teha ja aga siis oligi sõbrad kutsusid, et mingisugune uudne sport, et lähme proovime nagu metsa all. Ja siis võtsime laenutusest ketted ja läksime loopima ja tükk aega käisin nende laenutuse ketastega seal niimoodi lihtsalt nagu funnimas nii-öelda. Kuniks tundus, et oleks endal ketteid vaja. Jah, niimoodi näiliselt läbi juhuse nagu sattusin selle spordiala juurde, aga kuna ma olen ise hästi selline võistluslik või mulle meeldib selline võistluselement ja ma olen alati sporti teinud, et siis sealt kasvas välja nagu midagi enamat kui lihtsalt nali ja naer. Aga kas siiamaani käib see nali ja naer sul kaasas või nüüd on see nagu surmtõsine maailmameistriks võitlus? Ma ei tea, kas ma surmtõsine just olen. Ma arvan, et ei ole, aga see pakub sulle seda naudingut ja fun'i nagu tänasel päeval? No seda on vaja üha rohkem nagu meelde tuletada endale, sellepärast et esialgu ikka nagu ootused olid nii madalad, kunagi ei teadnud, kuni ketas lendab, alati oli üllatus, seekord läks sinna, nüüd läheb sinna, on ju. See oli lihtsalt lõpus, aga kui oskused kasvavad, siis need ootused samamoodi kasvavad ja siis juba tahad, et okei, ketas maanduks sinna või tänna või et kui läheb midagi nagu nihu, siis on selline, hakkab nagu seest närima, et mis nüüd valesti läks, on ju. Aga jah, siis tuleb lihtsalt teadvustada, et või meelde tuletada täpselt, et miks ma hakkasin mängima seda. Et see tegelikult kogu see rõõm on seal olemas, aga lihtsalt vahepeal see läheb nagu meelest ära. Et ta on paratamatult nagu rohkem muidugi tööks muutunud, sest ta ongi minu töö, et ta toobki mulle leiva lauale, et siis ma justkui peangi muretsema, on ju. Aga ma arvan, et ilma mureta tihti nagu tulevad paremad tulemused, et siis tuleb lihtsalt jälle meelde tuletada, mulle meeldib seda mäng ja ma tegelikult ju oskan ja mitte nii palju endast kahelda. Et siis kõik nagu rullub ilusti lahti. Ma vahepeal küsin ka, et kui palju teie seast on üldse kunagi proovinud discgolfi, mänginud, sellega kokku puutunud? Okei, päris palju ikka, on ju. Mina ka olen kunagi ühe korra. Me vaatame üle selle. See oli küll. No see nõuab ikka väga täpset viset ja tegelikult, kui see korv on kaugel, siis see nõuab ikkagi väga füüsilist nagu jõudu sinna taha. Et siin juba Triin korraks küsis, milline su treeningupäev välja näeb, on ju. Ja siin ajakirjas jooksis rääkisid ka, et ikkagi jõusaal, jõutrenn on nagu üks väga tähtis osa sellest, on ju. Et kui tihti sa siis jõusaalis käid? Jõudu nagu erinevaid
osasid treenima? No praegu ma käin kuskil ütleme keskmiselt 3 korda nädalas. Et ma arvan, et see jõusaal nagu, ta on üleüldiselt ka väga kasulik ja vajalik asi, mida isegi kui ei ole sportlane, siis tegelikult Aitäh! ta on hea nagu abiline, sellepärast et paratamatult üks või teine koht hakkab mingi hetk järgi andma nii-öelda. Ja eriti veel, kui teed selliseid nagu korduvaid liigutusi, et siis sul peavad olema lihtsalt need lihaste kinnituskohad ja kõik tugevad. Et see lihtsalt on selline meede, mis aitab vigastusi vältida või ennetada, ütleme. Ja pluss siis endale ka parem tunne. Ja ikkagi sellised tugevad jätkame. Ma arvan, et kerelihast on kõige tähtsamad viske puhul, et just selline nagu rotatsioon ja kõik, mis seal selle viskega nagu kaasneb, et sealt kuskilt midagi nagu järgi jäänud. Aga diskgolfis on ka palju neid, kes viskavad väga hästi ja ma arvan, et üldse jõusaalis ei käi. Et selles mõttes, et... Nad ei ole maailmameistrid ju. No jah, ja selles mõttes, et vähesed on maailmameistrid. Hetkel see kuidagi on niimoodi läinud ka, et väga palju on neid, kes on nagu, kellel on korduvaid tiitleid. Et siis lihtsalt neid nimesid võib-olla seal nimistus on palju, aga hea ei, selles mõttes visata saab ka ilma suurte muskliteta. Lihtsalt ma arvan, et see on just vigastuste ennetamiseks vajalik enda nagu füüsilise heaolu nimel hea meede. Kas kellelgi on vahepeal tekkinud veel mingeid küsimusi? Küsige. Mina näiteks. Kui sa enne rääkisid perioodist, kus sul oli eesmärk maailmameistriks tulla, ütlesid, et peale seda nii palju tähistamist on või uued eesmärgid, mis need uued eesmärgid siis olid? Kas peale seda mul oli kohe tegelikult peale MM ja niimoodi järgmine nädal mul oli uus võistlus, et siis mul oli konkreetselt lihtsalt see käi uued eesmärgiks. Et nüüd ma pean harjutama minema, uue raja endale selgeks tegema, töötama nii-öelda selle gameplani seal valmis. Et siis kuidagi lihtsalt fookus nagu läkski juba mujale. Ja seal vist tegelikult mul sellist pausi vist ei olnudki, et oligi, ma ei mäleta mitu nädalat ma veel USAs olin. Et olidki lihtsalt järjest olid võistlused. Ja siis kui ma koju tulin, siis mul oli nagu juba kuidagi enam ei mõelnud. See on lihtsalt üles või. Et enam ei mõeldudki kuidagi selle MM-i peale nii palju. Et muidugi seda veervarju tuli siit ka, et sükest meedia tähelepanu ja nii, aga ma siis nautisin võib-olla lihtsalt kodus olemist ja see oligi juba omaette selline tähistamine, et minna siia kuskile Pärnu metsade vahele jalutama ja Pärnu jõkke sulistama ja talisuplust tegema, et see oli nagu juba minu jaoks selline celebration. Ja siis hooaja välisel ajal juba tulid uued eesmärgid. Just. Ma olen vaadanud, sul on jõusaalis päris konkreetsed harjutused, mis sa teed. Palju sa oled kimpus kõrapõletikega, kes on päris korralik sahvakas, mis käib läbi. Ja mul on üks tuttav, kes mul aitab neid jõusaali ka siit paika panna, et ma ise nagu otseselt midagi välja ei mõtle, sellepärast, et mul lihtsalt puudub nagu vastav üldse arusaam, et või selles mõttes, et mul on arusaam, mida üldse nagu sport tähendab ja kuidas ma varem treeninud olen, aga võib-olla ma ei oska nagu nii spetsiifiliselt sinna maailma nagu sisse minna, aga et üks tuttav on, kes ise nagu mängib ka diskgolfi ja muidu on eratreener. Et siis temaga koos oleme nagu välja töötanud need, aga õlaliigese põletikku mul ei ole olnud. Või selles mõttes mul tegelikult üks kord elus on olnud, aga see oli suusatamise ajal. Ja see oli küll väga karm, et kõik elulised tegevused olid nagu väga valulikud ja ma ei mäleta, miks see siis tekkis. Aga mul on lihtsalt eredad mälestused sellest, kui raske oli riideid vahetada või. Aga nüüd jah, ei olegi peale seda pitsunud närvi, ei ole nagu midagi mind nii-öelda painanud. Et vahepeal mingisugused põlvevalud on, aga
aga muidu ma olen suhteliselt nagu 10 aasta jooksul hästi hakkama saanud, et mõned on ikkagi päris kogu aeg justkui vigastatud. Mul on muidugi hästi läinud. Kas spordi jagamist teile meeldib sama palju kui diskgolf? Ja mulle nüüd minu kõige uuem leid on rannatennis. Et Jõulumäel on nüüd meil suur liivahall. Alguses ma olin hullult niimoodi pahur, et miks mingi liivahall sinna ehitatakse, et miks normaalset saali ei tehta, no tavalist, kuhu kõik spordialad saaks justkui tulla ja meie diskgolfiga saaks ka võib-olla viskama minna. Et mis see liivahall, et see on nii spetsiifiline. Aga lõpuks pandi see püsti ja siis ma olen nüüd seal ise, ongi seda fristit olen käinud mängimas ja rannatennist proovimas ja sellele mul kohe oli nagu müüdud, et toimub, et see on nii lahe, et ma ei tea, kui paljud teist on seda proovinud, aga ta on nagu hästi vahva ja mulle tundub, et ta ei nõua nii palju nagu sellist tehnilist elementi nagu tavalist tennis. Ma käin tavalist tennist ka mängimas. Nii et jah, võib-olla tennis oleks nagu lihtsalt siuke üleüldisem, et see mulle kohutavalt meeldib. Pärnus korraldatakse neid erinevaid mingid väikseid selliseid diskivõistlused ka. Mis mõtte sa neile juurde annaks, kus nad organiseerimise poolelt võiksid ära? Ma ei ole nüüd, meie elukaaslasega ise, või mul elukaaslane siis nüüd peamiselt, et kunagi me olime nagu rohkem, oli mina ise ka seotud võib-olla sellega, aga täna enam mitte nii palju, et korraldab sellist iganädalast mängu. Ja ma arvan, et see ongi nagu selline lihtsalt hea võimalus inimestel kuidagi kokku tulla ja panna ennast sellises võistlusolukorras proovile, et ma arvan, et seal ei peagi väga palju mingit mõtet, vähemasti minu arust kuidagi seal taga nagu otsima või ma ise vähemasti ei otsi, et ma arvan, et see on lihtsalt selline tore võimalus, sest ma ei tea, diskgolfarid kuidagi tundub, et neile väga meeldib võistelda, et lihtsalt niisama mängida, ma ei tea, kuidagi ei tundu nii motiveeriv ja siis, kui teed selle nädala mängu, et siis nagu tahetakse tulla ikkagi kohale ja ka need inimesed, kes võib-olla teavad, et nad ei mängigi auhindadele, ikka tulevad ja panustavad selle viieka vist, ütleme siin Pärnu kandis, et mujal on juba inflatsioon teinud hinnad kõrgemaks nädalamängude osas. See on sinu abikaasa korraldus. Kuidas? Kas see on siis sinu elukaaslase korraldus? Jaa, jõulume nädalamängu küll tema teeb, aga siin korraldatakse mujal ka, et siin diskgolfi klubisid on veelgi Pärnus. Ma ei ole ise ammu enam nagu käinud kuidagi nendel mängudel, et ma isegi tean täpselt, mis nende nagu hingeelu on. Aga üldises plaanis, et niisugune tore nagu kokkutulemine ja enda nagu võib-olla taseme võrdlemine siis teistega. Et jah. Millise soovituse sa annaks ühele noorele inimesele, kes mõtleb, et Kristin Tatar on minu eeskuju ja mina tahan ka saada diskgolfi maailmameistriks? No esiteks oleks väga tore, kui selliseid noori liiduks, sest et kuidagi mulle tundub, et see ongi hästi selline täiskasvanute keskne, vähemasti praegu. Et soovitus, ma tahaks lihtsalt öelda, et tulebki kuidagi enda südame järgi käia ja et mitte liiga nagu üle pingutada. Vähemasti oma nagu suusatamise ajast ma mäletan, mul oli tohutult suur eeskuju oli Kristiina Šmigun ja siis ma arvasin, et mida rohkem ma nagu treenin, seda paremaks ma saan ja seda paremad on mu tulemused. Ja ma absoluutselt ei osanud enda keha kuulata, isegi kui ma olin haige. Tegelikult selle sama õlaliiges põletikuga ma käisin võistlemas ja kellelegi ei soovita seda teha. Et ma lihtsalt nii kõvasti, nagu see tahe oli nii suurem kui mina ise ja siis see lihtsalt sõigi mind ära. Et kuidagi puudus see usaldus selle ees, et mu keha teab väga hästi, mida teha, kuidas teha.
pluss see, et ma olin nii jääraväline ka, et ma ei kuulnud mitte kedagi. Et isegi võib-olla kui treenerid tahtsid nagu aidata, siis ma arvasin, et ma tean paremini. Tegelikult ma ei teadnud. Et võib-olla jah, kuulata esiteks iseenda keha ja siis võtta vastu abi ka ümbritsevatelt, et mitte olla nagu üksinda oma asjadega ja oma eesmärkidega, et kindlasti nagu arutada läbi ja siis jõuame nagu kuidagi parema sellise lahendini ja ma ise olen ka alati nõus hea meelega aitama, kui kellelgi on mingisuguseid küsimusi, et siis võib julgelt pöörduda. Siuke soovitus enda näitleja. Ma ei tea, kas te kedagi kõnetil? Ma vahepeal, kui sa lubad, ma vaatasin ette ühe lõigusid jooksu ajakirjast, mida sinu isa on siia siis ütelnud või tema sõnad on siia kirja pandud. On see sul okei? Et see on ju avalik, on ju kõik, kellel on juba jooksu ajakiri olemas. Äge! Siis täna saab Kristini autogrammiga selle jooksuajakirja keegi teie seast veel endale, kes seda, kellele siis õnn rohkem naeratab või kellel seda vaja on. Ahah, siin Rein Põlluste. Kristini isa on siis kirjutanud nii. Oma isa arvab alati, et tema laps on kõige ilusam, targem ja osavam. Kõrvaltvaataja oskab näha, mis on tavaline või mis on ebatavaline. Me sõitsime juba väga varajases nooruses koos treeningutele ja võistlustele ning oli aega kujundada eluväärtusi. Eeskuju Kristinile oli Kristiina Šmigun. Kristini tahe trenni teha oli väga suur ja lisaks veel vanemate innustus. Selle tagajärjel keelas arst aastateks suusatamise. Aga meil ei olnud mingi probleem omal ajal Pärnust Otepääle või lumepuudusel Alutagusele trenni sõita. Kristin on võtnud spordis oma võimalustest parima, mis võimalik võtta on. Siin on õppetund. Kui valesti võib ühel hetkel kõik minna ja kuidas võib kõik võtta seejärel uskumatu pöörde. Mida sa sellest arvad? No, kohati oli hüplik tekst, ütleks. Aga ei, selles mõttes, et eks see on tõde kõik, jah. Et isa tegelikult on üks suurimaid nii-öelda kuidagi tema tahe, et tema lastest tuleks sportlased oli väga-väga suur. Et tema panus ka on, et ta sõidutaski meid siin mööda Eestit, et kus oli lund rohkem ja käia suusatamas ja nii ja naa. Et eks see kuidagi kombineeritud minu enda sellise hullu trennitahtega nagu viiski sellisele läbipõlemisele, ütleks. Aga nagu ta ise mainis ka seal kommentaaris, et teinekord selline näiliselt nagu väga halb asi võib hoopis juhtida nagu sellele nii-öelda õigele teele. Et see elu niimoodi kuidagi nagu toimetabki, et see nagu ma enne olen ka rääkinud, et see elu muster ongi nagu nii suur, et kui me siin hetkes oleme, et siis me ei näe seda lihtsalt. Ja siis, kui aeg möödub, siis me vaatame tagasi ja siis see nagu kõik tundub täiesti loogiline, et nii pidigi minema. Et eks ma toona nagu sellise keskkooli õpilasena olin ikka väga ahastuses, et mis minuga on juhtunud ja elu on läbi. Aga nüüd ma nagu mõtlen, et thank God on, et tegelikult Eesti suusatamine varises täiesti kokku. Ja ega ta mulle nii palju ikkagi rõõmu ei toonud ja lusti nagu tegelikult discgolf on mulle pakkunud, et see on kindlasti toonud sellise suurema usalduse nagu elu selliste protsesside vastu. Ja kui me sinuga seal Sonne kohvikus vestlesime, sa rääkisid nii laheda loo, kuidas sa Kristiina Šmiguni fännasid ja kuidas sa siis oma koduhoovis toimetasid vastavalt oma unistustele. Kas tahad seda lugu jagada? See on väga lahe lugu. Kuidas see on nagu meister manifesteerija sellest, kuidas nagu... Minu jaoks oli see lihtsalt nagu meister manifesteerija sellest, mida sa tahad öelda. See oli tegelikult täiesti nagu mitte teadlik tegemine, et selles mõttes, et ma väikse, siis ma tegelikult isegi ei käinud suusatrennis ausalt öeldes,
aga ju see kuidagi see spordipisik oli ikkagi nagu vanemate kaudu nii palju juba sisse süstitud ja ma mäletan, et siis mul olid sellised mingid järvini suusad olid, kuhu mul polnud isegi suusasaapaid, aga sellised nagu rihmad olid seal suusa peal, et ma sain lihtsalt tossu panna sinna nagu rihma vahele niimoodi. Ja siis ma tegin ise nagu endale hoovi, tegin suusarajad ja siis ma suusatasin seal ringi ja kujutasin ette, et ma olengi olümpial ja ma olen Kristiina Šmigun ja kohe tuhisen üle finišijoone ja kõik on nagu, lähebki nagu, kõik on nii imeline. Ja see oli mu üks lemmiktegevusi. Ma nagu elasin oma sellises fantaasiamaailmas, aga ma väiksena tegelikult väga palju tegingi seda, et ma elasin kuskil, ma ei tea, kus unistustes ma elasin, aga niimoodi ma nagu toimetasin. Ja siis mul tegelikult vahepeal tuli üldse nagu võrkpall vahele, ja siis ma alles jõudsin nagu päriselt suusatamiseni, kus ma hakkasin treeningutel käima, võistlustel osalema ja noh, eks see pisik oli seal sees kogu aeg olnud, aga siis nagu ma tundsin, et nüüd on nagu võimalik seda tõeliselt realiseerida, mida ma seal koduaia õunapuude vahel tegin, on ju. Jah, seda ma toimetasin. Kas sa täna elad oma unistuste elu? No ma pean ütlema jaa. Selles mõttes, et ma olen tugev nagu uskuja sellesse, et alati on kõik nagu õige, et selle hetkega, kus sa oled, et sellega ei ole mitte midagi valesti. Isegi kui see nagu võib tunduda niimoodi, et kõik on väga valesti, siis see on õige millegi jaoks. Ja täna ma usungi sellesse väga palju ja usun, et kõik, mis peab minuni tee leidma, seda ka teeb. Kui ma ise nagu ei bloki nii-öelda, et jah, ja niimoodi on kuidagi õnnis ja kerge elada ka, et eks seda vahepeal peab nagu endale meelde tuletama, et tegelikult ma ei ela kuskil mulli sees, et et vahepeal on ikka raske, aga lihtsalt ongi vaja kuidagi meelde tuletada neid nii-öelda iseenda läbi töötatud elutarkusi, ütleme siis niimoodi, sest et need aitavad elus edasi ja kui oled sellise suhtumisega, siis kõik kuidagi laabubki, et isegi kui miski tundub ületamatu, siis lõpuks sellel on lahendus, et nii lihtsalt olen kogenud. Ja kust sellist usaldust või suhtumist müüakse? Kus see müüakse? Kus see tuleb? See tarkus selline, nagu sa oled 31 täna ja sa lihtsalt usaldad, et ka raske hetk on praegu õige. Et see ei ole igaühe tarkus või teadlikkus, et kust sina seda tead? Või kust see on sinuni jõudnud? Sa mõistad mu küsimust, eks? No mul on igasugu asju ikkagi eluteele nagu veeretatud, et ma olen kuidagi võib-olla selliste läbi üsnagi nagu karmide õppetundide jõudnud siia. Et kui tulevad tulevadki nagu sellised nullpunktid tulevad elus, et siis sa kuidagi hakkad otsima midagi. Et midagi peab ju olema, et kuidas nagu siit saada edasi või mis asi see on, mis minuga toimub. Et need on mind nagu nii-öelda lükanud jah vastuseid otsima. Ja nüüd ma olen jõudnud ringiga siia, et tegelikult on kõik õige, aga lihtsalt minu vastupanu on see, mis tavaliselt nagu tekitab neid raskeid momente ja nagu pikendab neid. If it makes sense. Et kui see vastupanu sealt nagu ära võtta ja usaldadagi, et just see ongi praegu parim lahend, et siis kuidagi on kergem olla. Ja ma ei ütle, et see on selline tõde, mille järgi kõik peaksid elama, et igaüks toimetabki vastavalt oma teadmistele ja tarkustele, et lihtsalt minu suhtumine on selline ja ka tegelikult discgolfi ajal, et kui asjad lähevadki, kisuvad kiiva või üks korv ei tule välja või üks vise ei tule välja, et siis ma kuidagi suudan ennast nagu maandada sellega, et siis järelikult nüüd oli sedasi. Aga et see raske moment või valesti tehtud vise, et see nagu ei määra järgmist viset või järgmist momenti minu elus, et see ei dikteeri seda, et alati on jälle uus võimalus. Kui meil on siin mitu mobiilset noorsootöötajat, kaasa arvatud ma ise täna, et
me kohtume tänaval palju noori, kes on väga sügavas depressioonis, väga mitu enesetappukatset teinud. Nad lõiguvad ennast, nad vihkavad ennast, nad vihkavad elu, nad vihkavad kooli, oma vanemaid. Nad on nagu nii mustas augus, et kui üks näiteks 15-aastane tüdruk on, tal on nagu elu nii katki, ta ei näe mitte ühtegi valguskiirt, siis kas sa täna oskaksid nagu talle midagi soovitada või anda nõu nagu oma elukogemusest lähtuvalt, et mis võiks nagu teda aidata, mis võiks talle seal kiire anda, et kuuled, et hetkel on nii, aga see ei pea elu lõpuni nii jääma või kuidas nagu? See ongi nii nagu raske nagu tundlik teema, et aga noh, olles ise olnud paar korda, mul on ikkagi olnud selliseid väga nagu depressiivseid momente elus ja ma tean nagu seda tunnet väga hästi, et see tunne ongi täpselt selline, et tegelikult ei olegi midagi rohkemat nagu elus, et ongi, kõik ongi nagu tundub nii raske kuidagi, et sealt ei ole võimalik välja tulla ja eks see tegelikult, mina julgustaks ikkagi abi küsima, et ma tean, et see tõesti nagu see võib tunduda täiesti võimatu ja just see, et sa oled ennast, tegelikult me ise nagu teeme ju seda endale, et see muidugi, kui oled noor, siis ongi raske võib-olla seda teadvustada, vanemana on seda võib-olla kergem nagu märgata seda momenti ja teadvustada endale, aga just sihuke väline abi ja teise nagu perspektiivi enda nagu ruumi lubamine, see laiendaks seda juba, et ja see on nii raske teema. See on raske teema ja see on väga oluline teema, et üldse praegu on ju noorte vaimne tervis statistiliste näitajate poolest kõige kehvem üldse nagu minu eluaja jooksul nagu kõige madalam. Ja see on nagu südantlõhestav, et mis tegelikult toimub noortega, noorte peas ja nagu sina oledki see päiksekiir nagu tänu kellele võibki keegi nagu saada mingisuguse mõtte, mingisuguse asja, mis nagu äratab midagi siin sees, seda armastust, seda südant, seda lootust, et see on raske muidugi, aga see on nagu muudetav, et see abi küsimine, et see lihtsalt see, et sa tõid välja selle, et küsida abi, sest et ka mina olen sellises nagu raskes kohas olnud ja siis tundub abi küsimine kõige raskem samm üldse maailmas on ju. Et see sinu puhul mulle väga meeldib, et sa ütlesid, et nagu tunnistus, enam-vähem, et küsi abi on ju. No see on see, sest et eks ikka kõrvalt saab nagu aru, kui midagi on valesti on ju, aga just see abi küsimine, et see tõesti nagu okei, et see on normaalne, et mina pidin seda täiskasvanuna alles õppima, et kui ma üles kasvasin, siis tundus, või vähemasti mul jäi mulje, et abi küsimine on häbiasi, et ma loodan, et nagu see põlvkondade vahetus on toonud seda muutust ikkagi teataval määral ja mina lihtsalt oma kogemusest olen saanud nagu ma olen saanud sellest nii palju, kui ma olen just nagu rääkinud teistega ja saanud ka nagu nende võib-olla mõtteid teada, et näiteks kellelgi on veel olnud sellist momenti, et see kohe nagu kuidagi aitab või toetab, et ma ei ole üksi, sest et tavaliselt see, mis viibki sinna sügavasse depressiooni, ongi see eraldatuse tunne, et sa oledki nagu maailmast kuidagi ära lõigatud, aga tegelikult ei ole, et ma olen ikkagi kõik nagu ma ei tea, ma tahaks küll aidata teist inimest. Ja muidugi, olles ise sportlane, ma pean ütlema, et ikkagi looduses käimine, see reaalselt aitab. Et selline füüsiline liikumine ja just looduses, et see loodusega selline kontakt või loob mingisuguse maandatuse, et see ikkagi on hästi kasulik selline liikumine, et siis ka see kuidagi peletab selliseid negatiivseid mõttemustreid. Kas vahepeal on tekkinud, näed? Mul on üks lihtsam küsimus. Milline on kõige raskem discgolfi rada Eestis? Kõige raskem Eestis? Ja miks see on Pärnu Jaagupi? Vaat see ongi tegelikult. Ma ühe korra käisin, ma ei ole mitte kunagi, ma ei tea.
ma olen käinud ka Pärnu Jaagupis kunagi, kui see avati. Mis mulle seal väga eredalt meeles on need tiialad, minu jaoks on need liiga lühikesed. Et kuidagi nagu veider, aga seal oli jah, päris siukseid huvitavaid, ma kõiki ei mäleta, aga mingisuguseid huvitavaid nagu nikerdamisi oli seal ja mingi rada oli täiesti võimatu kuskilt mäest alla mingi 130 meetrit, et see oli täiesti, noh, mulle tundus, et see täiesti nagu välistatud, et keegi seal nii-öelda pöörgi võtab siis. Aga mis see kõige raskem rada on? Siin ma ei tea, ma arvan, et ma ei ole isegi nii kursis nagu nende Eesti radadega. Ma tean, et Elva rada on väga väljakutsuv, sest ta ongi hästi nagu pikk, aga ta on selles mõttes avatud, et sa võid nagu tõmmata, kuhu juhtub näilis, et seal on muidugi OB-st ka. Aga sellised metsarajad teinekord jah, nagu sa räägid, on ju, et Pärnu Jaagup, et rajad on küll, noh, enamasti olid seal suhteliselt lühikesed, aga just, et see... See on jah, seda võssi ja seda koridori on nagu palju või kuidagi selline, et kui esimene ise läheb nässu, siis ongi nässu. Jah, sellised võssised rajad mulle enda väga ei meeldi. Pigem nagu siuke puhas metsaalune või siis avatud rada. Ja, aga me sulle siis vastus või no lepime kokku, et Pärnu Jaagup. Sobib on jah? Aga mis sinu enda jaoks võib-olla discgolfi juures kõige väljakutsuvam on? Discgolfi juures kõige väljakutsuvam? Ma arvan, et see esialgu oli tagakäe tehnika õppimine mulle väga suur väljakutse, sest ma alustasin eestkäemängijana. Et see tuli mulle loomulikumalt. Siis järgmine väljakutse oli see, et kuidas oma närve taltsutada raja peal. Et kui oli tehnilised elemendid olid justkui nagu selged, siis tundsin, et hakkab nagu mujalt kohast nii-öelda lonkama. Et siis see vaikselt selline iseendasse nagu süüvimine, endaga tegelemine ja selliste meetodite leidmine, et no, kuidas ma siis nüüd saan selle puti niimoodi sisse, et ma ei vapu seest, on ju. Et see vist selles mõttes on ka kõige sellise kandvam olnud, et neid tehnilisi aspekte ikkagi on võrdlemisi lihtne nagu selgeks õppida. Et lõpuks ongi see, et nagu pea hakkab lihtsalt alt vedama, sellepärast, et võistlusolukordades nagu paratamatult inimene muutub. Et tuleb selline hasart ja teatav pinge, et aga see teeb nagu mängu põnevaks ka. Päris iba. Kas sa rajal alles tunned, et sa oled elus või? Siis tunned nagu seda elu tunnet või? Ja see ikka süda on kurgust teine. See on väga ilus. Et see tunne nagu ajas on muutunud. Et mul tegelikult sellega praegu kohe meenus enda esimese eestikad. Tegelikult ma praktiliselt ma hakkasin mängima, aga ma tegelikult kohe võitsin Eesti meistrivõistlused. Kui sa ütlen vahel, et siin on üks lugu ka sellest, et Kristini tulemus kontrolliti üle, sest arvati, et see pole võimalik, et ta tuleb rajale ja nagu juba teeb ära nagu. Et teise viskajal nagu nad said kinnitust, et ta oskabki mängida nagu. Jah, et keegi uskunud, et mõtlesin, ma valetan skoori või midagi. Tegelikult mul ei ole see kunagi isegi mõttesse tulnud. Aga ühesõnaga, ja ma mäletan neid eestikaid väga hästi, et siis oli niimoodi, et me tegelikult mängisime 2 naisega veel, siis 3 olime nagu viigis. Et võistlus oli läbi ja kõik olime sama spooriga. Ja siis meil oli vaja ümber mäng teha. Et kõik teised olid ka juba lõpetanud ja kogunenud siis sinna esimesed 5 ümber. Ja ma olin esimest korda kuskil võistlustel. Mul täiesti, ma mõtlesin, mul põlvi ei olegi. Et täiesti nagu ma vajun kokku lihtsalt. Et pinge oli nii suur, kuigi tegelikult kuskil lihtsalt oled kuskil kõrvemaa metsade vahel ja ma ei tea, palju neid inimesi seal võis olla, et väga ei olnud, aga ikkagi lihtsalt nii suur selline närvipinge oli nagu teiste ees kuidagi visata ja tead, et see on nagu niivõrd kaalukas moment, et nüüd on võimalik Eesti meistritiitel võita. Ja kuidagi ma sain hakkama. Ma ei tea, ma mäletan lihtsalt seda põlvede tunnet, et mul justkui ei ole põlvi. Siuke tunne. Ja nii tugevasti tudisesin. See on selleks, ma veel ütleks, et tegelikult selline
iseenda nagu ebamugavasse olukorda panemine ongi kõige suurem selline õpetaja ja nagu enda selline piiride laiendaja. Et kui sa sellest ebamugavusest suudad läbi minna, siis su maailm on jälle nagu avaram. Et see tundub tohutult ebameeldiv ja nõme ja vastik, aga kui see on nagu tehtud, et siis on jälle tohutult hea tunne. Ja eks need piirid nagu, need võivad lõpmatuseni laieneda, ma arvan, et seda ebamugavust saab siis nagu erinevates kohtades tunda, aga nii ma vaikselt olen nagu toimetanud. Neid siukseid ebamugavaid momente on ikka olemas omajagu. Kas sa oled millestki pidanud loobuma ka, et jõuda sinna tippu, kus sa praegu oled? No jah, selles mõttes, et kõige võib-olla tugevam ongi nõustutar. Nii-öelda, ma ei taha öelda kannatanud, aga selles mõttes minu võib-olla ajast nagu ilma jäänud, et kui ma olen võistlemas olnud ja et ei ole saanud täiesti niimoodi traditsiooniliselt üles kasvatada võib-olla nagu meie teie laps. Ida on väga palju minuga mööda maailma siiganud kaasas ringi. Et selles suhtes see on see võib-olla kõige nagu suurem asi, mis mind ennast on niimoodi närinud läbi aastate, et kas ma ikka olen teinud nagu õigesti ja et äkki oleks pidanud teistmoodi. Et see on nagu see üks koht, kus ma olen iseendaga nii-öelda nagu diskuteerinud, et ja siis ma jälle nagu mõtlen, et okei, et kui ma nagu näitan eeskuju ja nii-öelda sammun neid samme enda südame järgi ja teen tulemusi, et siis see ehk on ka nagu selliseks inspiratsioonist talle. Eks see ikka vahepeal nagu kuidagi painab mind. Ja muidugi selles mõttes ka mingi sõprade sünnipäevad, siukstused, need niikuinii. Ma ei ole neil käinud 10 aastat aega, et väga selles mõttes harva, kui mind kuskil nagu niimoodi näeb kuskil sellisel perekondlikel sündmustel ja väga palju olen ikkagi pidanud ära ütlema. Väga hea küsimus, Elen. Ma tahtsin küsida, et kui sa nii palju nagu ära oled kogu aeg ja tuled siis lõpuks ühele teole kuskile, kus on kõik, kuidas nagu see tunnetus on, et kas inimesed on võõraks jäänud ka sinusse? Ei teagi, et vahepeal vist mul äkki oli selline hirm, et äkki nii on. Ja siis nagu tajudki maailma sellisena, et see nii ongi. Aga kui ma sellest nagu hirmust kuidagi üle sain, et äkki ma kuidagi kaugenen inimestest, et siis ma ei ole enam seda tajunud või tundnud. Et kui ma ise nagu kuidagi avatud ja sooja südamega kõiki tervitan, et siis ma saan seda sama kuidagi tagasi. Et jah, et ma enda peas nagu ei ketra neid mõtteid. Ja eriti siin viimased hooajad, kui mul on väga hästi läinud, siis on kõigil naerud väga naeru. Et selles mõttes ikkagi nagu võetakse pigem soojalt vastu ja elatakse kaasa ja ei tunne, et ma olen kaugenenud õnneks. Kas sa tunned ära ka need inimesed, kes tunnevad nagu siirast rõõmu sinu pärast, on sinuga koos ükskõik, kas sa oled seda saavutanud või mitte? Et kas sa nagu tunned täna ära, et kuna lihtsalt ühiskonnas või üldiselt on ju nii, et kui kellegi läheb hästi, siis on kõik sõbrad, aga kui kellegi läheb nagu justkui kehvemini, siis nagu need sõbrad kaovad nagu ära, on ju. Et kas sa nagu selles mõttes oled sellega pidanud kokku puutuma või pigem mitte? Selles mõttes, et ma ei tea, ma tunnen, et minul ikkagi jõuavad inimesed, kes kuidagi siiralt elavadki kaasa. Et kuidagi, ma arvan, et kui ise nagu teed niimoodi puhtast südamest ja nagu toimetad omi asju, siis sellised nii-öelda see nagu ühiskonna osa, kes on võib-olla kibestunud ja ei taha, et sul hästi läheks, et nad üldse ei leiagi seda teed siin. Et toimetavad omi asju ja ma üldse nagu ei panegi kellele seda mõtlen teid pahaks. Kõik teevadki nii nagu oskavad ja tahavad. Aga jaa, selles mõttes, et ikka ma olengi tajunud sellest siirast nagu toetust, ütleme siis niimoodi. Et eestlased on ise muidu väga sellised tagasihoidlikud pigem, aga need, kes ikkagi juurde tulevad, see on nagu eriti suur kuidagi austusavaldus, et
julges siis nagu tulla oma nagu mõtteid jagama või rääkima, et ütleme, et Ameerikas on täitsa teistmoodi, et seal nagu kohe kõik tulevad juba ligi ja hakkavad juttu puhuma. Eestlane on natukene vabasem. kas sa oled kogenud seda, Eestis ilmselt mitte, aga USA-s seda, et sa oled fännidest nii ümbritsetud, et sul pole enam õhkugi, et nagu palun päästke mind siit nagu. On sul olnud mingit sihukest momenti ka või? No mõned nagu võistlused, mis on sellises võib-olla rahvarohkemas paigas, et seal ikka on olnud neid momente, kus võib-olla tahaks nagu rohkem kuidagi aega iseendale, et natukene nagu, ma ei tea, läbi töötada mingisugused momendid, mis ma ei tea, rahust näiteks või aga siis vahetult peale võistlust peab nagu justkui kohe saadaval olema kõigile ja nemad on juba oodanud seal näiteks mind või minuga kohtumist, et siis vahepeal on ikka olnud nagu raske kuidagi ennast kokku võtta, kui endal on raske. Aga eks ma kuidagi õpin seda tasakaalu leidma seal ja ikkagi, ma ei tea, see vist rohkem seotud sihuke iseenda nagu emotsioonidest üle olemisega, sest tavaliselt on need, mis on need takistuseks, et miks sa tunned, et sulle peale lennatakse. Et kui need asjad nagu enda sees ära lahendada, siis ma arvan, et enam ei tunne ka seda tunnet. Et siis on nagu pigem sihuke rõõm, et inimesed nagu astuvad ligi ja tahavad suhelda. Ma vahepeal vaatan korra üle, kas siin ikka osad küsimused saadeti on ju. Siin on küsimus, milline oli su lapsepõlv? Sa põgusalt rääkisid, kuidas sa juba manifesteerisid omale seda kõike, mis sul täna just spordialade saavutuse mõttes on. Aga nagu milline ta üleüldiselt oli, et sa põgusalt rääkisid ka seda, et sul oledki kasvanud sportlaste perekonnas selle suunitlusega. Aga kas on meil midagi sellist sihukest kiiksuga asja ka nagu sinus on? Jaa, ei seda mõtlen, et tegelikult selles mõttes, et lapsepõlv möödus nagu sporditähel ja pigem nagu mul on ikkagi nagu sellised toredad mälestused lapsepõlvest, aga meil oli ikkagi nagu pigem selline keeruline peredünaamika. Et ma ei ole alati koos isaga kasvanud, et siis seal oli neil oma mingisugused teemad onju. Ja eks see ikkagi nagu mõjutab last, et seda ei osanud võib-olla sel hetkel nagu tajuda, et laps võtabki seda kõike nagu normaalsusena. Ja et see lisas nagu sihukest vürtsi, millega täiskasvanu eas oled pidanud tegelema. Aga muidu on selles mõttes suhteliselt nagu rahulik olnud. Ma olin hästi selline tagasihoidlik tüdruk ja ma olen alati kuidagi selline empaatiline olnud. Et ma arvan, et mis oligi minu nagu tükk aega minu selline komistuskivi oli see, et ma alati nagu lugesin teiste inimeste emotsioone ja energiat paremini kui enda oma. Et ma võisin rääkida, et mida teine inimene praegu tunneb ja milline ta on ja kus kohas ta endaga on. Aga iseendast nagu aru ei saanud, sest et ma arvan, et eks see lapsepõlvest kuskilt tuli, et kogu aeg oli vaja lugeda seda ümbritsevat. Ja siis see fookus läheb kogu aeg nagu väljapoole. Ja nüüd suuremana ongi siis olnud see võib-olla selline väljakutse iseendaga see kontakt leida ja iseendast aru saada. Ja see on nagu kuidagi pannud minu jaoks asjad hoopis nagu teise perspektiivi, ja see on toonud nagu teatava vabaduse mulle nüüd, et ma ei ole võib-olla nagu nii selline endasse tõmbunud ja tagasi öeldud, nagu ma siis väiksena olin. Ma vaatan meil korraks lihtsalt üle, sest et meil Google'isse saadeti küsimused ja siin on me vist natuke põgusalt rääkisime ka, et kuidas tekkis huvi discgolfi vastu, et sa ütlesid küll, et sõbrad lihtsalt kutsusid 10 aastat tagasi metsa mängima, aga nagu, kuidas nemad seda teadsid? Või lihtsalt tekkisid mingid rajad ja siis sealt nagu, ühesõnaga... Jaa, see oligi niimoodi, et ütleme, et see,
et sina ei olnud see, kes algatas, kes nägi neid radu, kes nagu tundis seda tõmmet, et vau, see on nagu, vaid ikkagi teiste inimeste kaudu jõudsid Jaa. sinna. et me olime ise nagu selle spordikeskusega seotud ka, et noh, läbi siis minu toonase elukaaslase ja siis see spordikeskuse, ta ei olnud päris juht, aga ütleme seal kuskil tegeles seal nende asjadega, et tema oli ka nagu selline nii-öelda peretuttav ja eks ta siis teadis, mis seal metsaailu toimub ja mis need uued asjad on ja kuidagi sealt see nagu välja arenes, et me niikuinii praktiliselt iga päev käisime seal kas suusatamas, jooksmas või mingit muud sporti tegemas, et miks mitte siis minna ja proovida seda ketast ka lennutada. Et sealt ta nagu nii-öelda alguse sai ja kui see esimene nagu testimine oli ära tehtud, et siis juba järgmine kord oligi see hasart, et prooviks nüüd üks ise vähem teha või vaatame, kuidas nüüd läheb ja et niimoodi ta vaikselt nagu hakkas oma elu elama justkui. Kasvas välja selleks, mis ma täna olen. Sul on ka sama vana tütar umbes, kui kaua sa oled discgolfi mänginud, on ju? Kuidas see võimalik on, et nagu, kas tütar oligi siis käruga rajal või siis olid sul hoidjad või kuidas sa seda kõike suutsid nagu ära händlida nii-öelda? Ma olen ise ka nagu mõelnud selle peale. Ma ei tea täpselt seda. Aga ma ei tea, ma olen ikkagi nagu alati olnud selline, et noh, olukord on selline. Mis me nüüd teha saame sellega? Et ma ei otsi nagu, ei hakka nagu otsima vabandusi, ma ei saa nüüd seda teha sellepärast, et või on mingi kolmas põhjus, mis iganes. Et tahtsin mängida, leidsin võimaluse. Et reeglina isapõld oli siis kärus kaasas. Siis mingi hetk nagu jaotusime seal elukaaslasega, et mina kuidagi siis nagu sattusin või rohkem vaimustusse ja tahtsin rohkem käia. Aga niimoodi kuidagi see toimetamine seal alguse sai ja noh, ma olen ise ka mõelnud, et kuidas see küll nagu niimoodi läks, sest et mul tegelikult endal ei ole väga head nagu sellist tugisüsteemi alati olnud, et kes aitaks ja panustada, et ma olengi pidanud väga palju ise nagu toime tulema. Aga ma näed oma viisid leidnud. Ei tea midagi jäänud tegelikult. Kõik sai tehtud. Kas sa mäletad ka, kui tihti sa alguses rajal käisid või mis aastajal sa just alustasid? Ma vist täiesti esimesed viskid tegin, ma olen 2013 mingi sügis, aga siis tuligi talv ja siis nagu üldse selles mõttes ei tõmmanud, ei tundsid mõttest ja siis nagu oligi rohkem suusatamine. Aga siis 2014 kevadel sai nagu jälle posti see nagu pool üles võetud. Ja siis tulidki suvel tulid eestikad ja kuidagi nagu sukse rühmile. Kui sa vaatad korra ajas tagasi sinna aastale 2013 on ju, kas sa täna targema ja teadlikumana annaksid endale siis mingisugust nõu? Ei, ma arvan, et kõik läks ideaalselt. Okei, et sa tunned, et kõik oligi õige, et sa nagu mitte midagi ei muudakski. Või ei tahakski nagu mingit nõu sellele Kristinile anda, kes oli siis 21. Just discgolfi mõttes ma mõtlen. Ma arvan, et see oli hea, ma olin siuke parajalt naiivne ja nagu siukene naiivne on nagu hea sõna. Et tänase nagu tarkuse juures ma arvan, et ma ei tea isegi, kas ma oleks alustanud, ma praegu mõtlen, et see tundub, et nagu tegelikult oli päris paras nagu kadalipp, aga ma ei saa ennast nagu sinna tagasi panna. Et selles momendis nagu see tundus õige ja et see naiivsus tuli kasuks, et ma lihtsalt arvasin, et kõik lähebki hästi ja või sel hetkel. Et ju võib-olla tänasel päeval tuleks mõne teise asjaga ja see tunne, et kõik läheb hästi. Vaadata, kuidas ma küll julgesin selliseid otsuseid teha ja kuidas ma küll hakkama sain. Et üldjoontes nagu siin juba enne sai mainitud, et kõik läheb täpselt nagu loksub oma rütmi jätkub paika, et kui ise nagu vastu ei tööta. Just oleks. Kas võib öelda, et sa oled täna parimas mõttes uhke selle üle, kuhu sa oled jõudnud? Jah, selles mõttes küll, et ma olen nagu järginud seda rada, mis tundus mulle õige. Mis alati ei tundunud kõigile teistele väga õige, aga kuidagi sisetunne oli nii kõva ja
tõesti see on viinud mind nagu omal alal maailma tippu ja ma tunnen, et läbi võib-olla oma loo mul on nüüd ka see selline kandepind, et teisi innustada. Et ma ei tea ju, mis kellegi teise nagu selline südamekutse võib olla, aga et olla ise võib-olla kuidagi inspiratsiooniks või toeks, kui võimalik kellelegi. Või nemad nagu oma nagu rada hakkavad käima, et ega seda rohtunud teed ei ole alati lihtne kõndida. Millal sa andsid oma esimese intervjuu? Discordi. Ma ei mäletagi ausalt öeldes. Ma ausalt öeldes ei mäletagi, jah. Et see võis olla üsna tegelikult ikkagi suht varakult juba. No kui sa 2013 juba võitsid Eesti 2014. 2014. Jah, aga nagu ikkagi ma mäletaks nagu, et ikkagi siis ma järgmisel aastal olin EM-il 4. või ülejärgmisel, ma isegi aeg läheb täiesti mul sassi, aga ühesõnaga seal ikkagi hakati kuidagi huvi tundma, et võib-olla lihtsalt, et ei olnud millestki põnevast kirjutada. Pärnu Postimees leidis siukse ala nagu discgolf ja siis küsis paar küsimust, ma arvan. Et ta oli ikkagi kuskil seal algusaastatel oli nagu ikkagi vahetanud midagi. Aga siis see tundus nagu kuidagi hästi suur asi, et keegi tunneb huvi. Ja sellest küsimusest ajendatuna, et millal sa said aru, et sa oled inimeste jaoks kuulsus? Ma ei tea, ma isegi siiamaani ma ei taha niimoodi mõelda või nagu ma ei mõtle selle peale, kui ma kõnnin ringi. Keegi läheb, nüüd ma olen kuulsus. Selle peale nagu ei mõtle kunagi või kunagi ei eelda, et keegi peaks mind tundma või kuidagi. Aga eks seda ikka on niimoodi, et ongi sellised momendid, et satud lihtsalt inimestega kokku kuskil ja need tulevad juurde, hakkavad midagi rääkima või lihtsalt keegi jääb pikemalt vaatama või nügib kedagi teist. Et nagu mingid siuksed momendid on ikka, et saad aru, et kuskilt on nagu see discgolf läbi käinud, et see inimene järelikult tuttav võib-olla selle maailmaga või kuulnud sellest ja tundis ära. Aga jah, ma nagu ei eelda, et keegi peaks teadma aga see on jah tore, kui inimesed nagu tuleb lihtsalt jagama, kui nad tõesti tahavad jagada, et meelest on sulle kaasa, et see on ikka tore nagu, et olles ise teistele kaasa elanud, siis ma tean nagu, kui äge emotsioon see lihtsalt on ollagi kuskil, ma ei tea, teleri taga või ja jälgida neid tähtsaid momente sportlase elus, et see on ka nagu ülimalt kihvt. Ma tahaks küsida ühe küsimuse hästi tükk aega Merit, et kes on sinul või kellega koos on olla hea, kui sa käid välismaal võistlemas igal pool, et kellega sulle meeldib puulis olla, kes inspireerib, sul on hea olla taga ja kas on ka mõni tegelane, kes on nagu siuke, et ebameeldiv on või vastik tunne tekib või puulis on ebamugav olla, et tahaks kellegi teisega olla või midagi taolist. Mina olen üks nendest vähestest, kes nagu on suht nagu laadna kõigiga, et mul ei ole nagu endal mingisuguseid konflikte väga seal selles discgolfi maailmas. Ja ma oskan ennast kuidagi nagu, isegi kui ma tajun, et inimene on veidi võib-olla nagu siuke negatiivne või midagi on nagu valesti justkui. Et siis ma oskan ennast kuidagi välja lülitada ja nagu keskenduda iseenda asjadele, et siis kui ma nagu hakkaks tema peale mõtlema, et see kohe nagu lekitab minu enda väge justkui, et ma ei ole enda väes ja ma ei saa siis järelikult ise ka parimat nagu tulemust mängida. Aga selline, eks ikka on siuksed, võib-olla kui on mõni nagu kamp selliseid tüdrukuid, kes on seal ise väga nagu tihedad kuidagi. Et siis see nagu tuleb nagu mingisugune vibe tuleb läbi, et nagu oled üleliigne justkui. Et siis ma muidugi üritan ka nagu selle kuidagi maha raputada ja oma asja ajada, aga reeglina ma saan kõigiga läbi ja Oms Koginsiga, kui keegi teab, kellest jutt on, siis tema on hästi vahva ja elab mulle alati väga palju kaasa ja mina olen talle hästi lõbus ja eks see ikka nagu aitab endal ka nagu kuidagi meeleolu üleval hoida.
liiga loodaks ka edasi ajada. kas ta on ka sinu suurim konkurent? Ta oli sel ajal küll väga suur komponent jah, et selles mõttes, et kas või nüüd siis see viimane suur turniir, mis mul oli siis USA naiste lahtised, kus oli nii-öelda siis see viimane võit oli nagu puudu sellest Grand Slamist, et siis tema oli see, kes nagu kõige rohkem nii-öelda seda nuppu seal vajutas ja mulle nagu kandadele astus, et ja hästi inspireeriv naisterahvast on ka 40+ näiteks, et nüüd olen minagi oma puulis tavaliselt üks vanemaid, et siis tema on nagu veel vanem ja ikkagi suudab nagu noortele nii-öelda silmad ette teha, et minu arust hästi äge naisterahvas, ta on hästi hea nagu ellu suhtumine, hästi positiivne. Kas seal väljapool teavad ka mingisugused psühholoogilised nagu mängud või manipulatsioonid või kuidagi, et käib siuke džinksimine, et kuule, rikume selle tuju ära, siis tal läheb kehvasti, vaata. See on nii huvitav, sest ma kunagi nagu üldse ei mõelnud selle peale, vaata ise nagu ei tule selle peale, et tahaks kellelegi teha sellist asja. Aga siis kuskilt mingitest vestlustest hakkas nagu läbi tulema, et keegi teine räägib, et see naisterahvas umbes rääkis seda või küsis mult vahetult enne viset mingit teist asja, et mõjutab mind ja siis ma hakkasin mõtlema, et mult on ka küsitud, aga ma olen kuidagi jälle, kui see on nii naiivne, et ma ei saa aru, et see nagu on mõeldud mõjutamiseks, et ma kuidagi ei võta külge seda asja nii hästi. Et see on jälle siuke, et kui ise nagu tegutsed sellise puhta südamega, siis ma arvan, et üha vähem selliseid nagu negatiivseid asju nagu poogib sulle külge. Aga eks ikka mõned võib-olla natukene üritavad seal midagi nagu susserdada, aga eks see on nagu nende enda südametunnistuse peale, kes tahavad seda teha, aga reeglina see kogukond on ikkagi suhteliselt nagu äge ja ühtehoidev ja heatahtlik, et ma nagu otseselt midagi väga halba ei tahaks küll öelda. Aga sa võid tuua mingisuguse näite sellisest nagu lausest, mis on justkui nagu see manipulatsioon enne viset? No näiteks, et discgolfis on nii kaua aega nagu, et sa viskad ära, siis on nagu aeg välja jõudnud viseteni, siis keegi seal kohmitseb oma koti kallal, et uut viset teha ja nii edasi, siis on seal aega nii-öelda chatida. Ja siis keegi võib sulle öelda, et sa pole kunagi ju mööda puttinud, et sul on putt ülihea nagu. Ja siis see nagu hakkab peas kuidagi käima, et ma pole, mis asja, et ma ei olegi eksinud jah, et äkki ma nüüd eksin. Et nagu kui seda... Et justkui kõlab nagu hästi on ju, aga tegelikult see taga, mis on. Jah, et see võib üks näide olla ja see võib ka olla teinekord nagu heatahtlik. Aga ikkagi inimese peas, inimene on nii kompleksne olend, et sealt võib tulla mida iganes. Aga jah, reeglina ma ise üritan nagu mitte sellistest asjadest nagu juttu teha. Et kui üldse nagu suhelda, et siis pigem nagu kuidagi, ma ei tea, suvelisel teemadel, et mitte nagu isegi discgolfi teemadel. Aga selliseid nagu repliike tuleb ikka ette vaada. Täiega hea küsimus, kes seda küsis sealt tagaajast. Mis on su järgmised eesmärgid? Ma ei ole isegi jõudnud mõelda, mul oli novembrikuu oli nii kiire, ma arvan, mul ei olnud ühtegi vaba päeva ja ma mõtlesin, tegelikult seda küsimust on veelgi küsitud, et kohe peale lõppu ka, et mis siis need uued eesmärgid on. Ja ma ei tea, et kuidagi need eesmärgid jõuavad minuni mingitel lambid momentidel, et eelmine aasta tegelikult, nüüd ma võin kõva häälega rääkida, oligi teha see Grand Slam ära, et kõik majorid võita. Et kuidagi lihtsalt see mõte tuli minuni, et tahaks seda teha ja siis ma kuidagi selle nimel hakkasin nagu toimetama. Nüüd mul ei ole veel uue hooajaga seoses midagi tulnud mõttesse, et ma just sain omal kalendri paika ja varsti peaks hakkama võistlustele registreerima. Ja üldse nii palju põnevaid asju toimub elus esimest korda palkasin endale mänedžeri. Muidu ma olen ainult nagu ise põlve otsas asju ajanud, aga kõik asjad nagu puhjusid mul üle pea. Et siis tema on mulle nagu abiks olnud ja võib-olla siis ongi nagu praegu on need eesmärgid kuidagi seotud mitte nagu võistlustulemustega, vaid just nagu näiteks ka
enda nagu mingi nimebrändi arendamisega ja mingid siuksed asjad nagu. Et aga ma usun, et need sellised jah, võistlusalased nagu eesmärgid, need kuidagi ilmselt jõuavad siis, kui nagu see hooaeg tuleb võib-olla lähemale. Et ma praegu lihtsalt olen nagu vati sees ja naudin seda, mis on. Enne sa rääkisid, kuidas sa visualiseerisid maailmameistriks saamist. Kas see on midagi, mida treener on sulle õpetanud või tuli sinust nagu loomulikult? See muidugi vist on olnud mul jah, nagu loomulikult, sest ma mäletan juba varajast lapsepõlvest, et ma kuidagi elasin jah, selles unistuste maailmas tihtilugu. Ja nagu kujutasin endale asju ette, et mis võiks juhtuda ja kuidas võiks juhtuda. Ja juba siis ma mäletan, et no ka esimesed jah, suusatamise Eesti meistrivõistlused ma nagu niimoodi võitsin, et ma olin isegi ära unustanud, et ma olin endale mingid eesmärgid nagu kirja pannud ja siis ma kuskilt leidsin, et vaatasin, need on kõik täide läinud. Aga nendega ma olen nagu kuidagi samamoodi toimetanud, et ma olen neid ette kujutanud enda peas ja siis mitte küll paaniliselt siis kinni hoidnud, vaid lihtsalt kuidagi lasknud neil nagu omaette toimetada, et mul on jah siuke elav nagu kujutlusvõime, võib siis öelda. Et ma ise nagu praktiseerin ka meditatsiooni, et see minu meelest toob hästi nagu keskmesse ja seal mul on ka alati hästi siuksed nagu kirkad visioonid tulevad läbi, et ma arvan, et see on igaühel nagu individuaalne, et kuidas kellelgi miski toimub. Ja kes on nüüd väga tark, võtab siit väga palju head teadmist kaasa. See on väga ägedat, et sa seda jagasid. Aga kell saab varsti 5:30. See on uskumatu, et aeg hakkab varsti meil siin vestlusõhtu käigus läbi saama. Kas siin on veel keegi, kes tahab midagi küsida, mis jäi küsimata või hullult jääks kripeldama nii? Ja minul kripeldab. Kas sul tütar mängib ka? Ei. Või noh, jaa, selles mõttes ta on tegelikult siin samas isi reas olemas. Et selles mõttes, et see ei ole tema nagu lemmiktegevus olnud, on ju. Et ta pigem naudibki tennisemängu ja ta on hästi selline kunstilembene. Et võib-olla ongi seda discgolfi on kuidagi nii palju olnud tema elus juba väiksest saadik. Ta on minuga tõesti igal pool kaasas käinud, kui ma tööd tegin ja kuskil võistlemusel, et ta on seda karusselli peal olnud, et seda kuhjubki liiga palju ja ma ise nagu ei survesta, et seda oleks vaja teha. Et kui tuhin tuleb, siis ma aitan hea meelega kaasa, aga jah, seda näitab aeg. Kas töövarjuks saab sinu juurde tulla? Seda keegi küsis veel kuskil, aga ma ei teagi, kuidas see nagu välja näeks. Mul kõik on nagu täiesti kaootiline. See olekski põnev. Siin ei ole nagu mitte mingisugust loogikat. Ma kujutan ette, et kui nagu küsid Kaja Kallase käest, kes võib tulla, siis tal on väga nagu siukene kindel struktuur ja loogikavorm. Mul puudub igasugune loogikavorm. See on täiesti niimoodi nagu üles olla. Aga see on põnev asi, mille üle võib mõtiskleda siis, et kuidas see võiks välja näha. Just. Ja. Nii, kuidas veel? Keegi tahab midagi öelda? Võistlemine nõuab vahendeid. Et kui sa hakkasid võistlemas käima, tõenäoliselt said alguses lähedastelt kindlasti toetust, eks ole. Aga kuidas see lumepall hakkas veerema ettevõtete vahel? No tegelikult ma olengi ise ennast finantseerinud, et mul selliseid nagu toetajaid otseselt ei olnud alguses, see kõik, ma käisingi töölise ja siis ma tegin veel lisatööd vabadel hetkedel selleks, et koguda raha ja minna Ameerikasse võistlema. Ja see oli aastaid niimoodi. Ja siis lõpuks, kui ma olin esimese suur turniiri võitnud, et siis Rootsi bränd, kes mind praegu ka nagu sponsoreerib, et siis nemad nagu hakkasid mind rahaliselt tasustama. See oli siis ka alates 2020. aastast. Ehk siis tegelikult, ma mäletan 2019, ma ei mäletagi. Ühesõnaga midagi sinna kanti.
et siis ma hakkasin alles nagu selle eest raha saama, et discgolfi mängida. Et enne seda ma teenisin veel kõik rahad ise ja tegelikult kuna ma olen suhteliselt nagu laisk, siis ma ei viitsinud kuskil käia mangumas mingisugust toetust. Et ma mõtlesin, et mul on lihtsam ise teenida, ise teha, siis ma ei pea kellelegi nagu aru andma. Muidugi ma ei soovita seda teistele, et tegelikult oleks ikkagi tore nagu leida, kindlasti on neid, kes tahavad sporti toetada ja nüüd läbinud ka tegelikult oma siis selle mänedžeri, kellel on siis aega ja tahtmist ja kes on hull turundusinimene, et siis tema nagu tegeleb sellega, et see ei ole kuidagi minu ala. Aga jah, mul tuli kõik tõesti põlve otsas ja ise üles töötades. Ja oli aastaid, kus mul oli täpselt nagu 0 vaba päev, et mul oligi kogu aeg oli midagi teha ja sellepärast võib-olla mind painab ka see, et ma ei ole lapsele suutnud olla selline traditsiooniline ema. Aga samas see nagu õpetas nii palju ja võib-olla aitab iseendal ka hinnata seda töö väärtust nii palju rohkem kui see, et keegi viskab mingisuguse mingi rahasumma ette ja siis, et mine ja tee. Et see kuidagi ongi tõesti läbi siukse higi ja pisarate tulnud. Kiitused. Aitäh. Mitte, et sellest on mingi kurb lugu, ma olen sellega ise nagu rahul ja kõik on okei. Et see lihtsalt on siuke niimoodi olnud. See on fakt. No minu meelest noormees tagareas võttis nii hästi kokku sõnaga kiitused. Kuna ei tahaks Kristini aega sisse sõita selles osas, et Kristin annab jagab sponsorite, sa teed paremini, palun räägi. Kõik te siia kohale tulite, mul on teile ka üks ketas, nii et tulge siit eest läbi. Ja ma tahtsin tänada teid kõik, et te kohale tulite siia, et see on nii tore teiega kohtuda ja ma loodan, et te midagi saite ka kõrva taha tänast õhtust. Nii et aitäh teile. Selle